vastan kohe kiiresti. Need väikesed eramajad. Riik peaks tegema tegelikult suure riigihanke selleks, et Eestisse tuua odav soojustusmaterjal sisse. Võimalikult odav ja fassaadimaterjal. Et kõigepealt peaks ikkagi siiski inimesi teadvustama sellest, et praeguste ehitus, eriti just 60-70 aastatel ehitatud majad lasevad 60-70% soojusest välja võrreldes näiteks juba ökomajadega. Teine küsimus, ma küsin seda, kuidas oleks võimalik kaasajastada küttesüsteem. Et selles mõttes, et me ei pea kodus, ma tahan ka võib-olla väljas käia või ära sõita, miks ma pean muretsema oma keskkütte katla pärast kogu aeg istuma sealt keldris. Praegu on väga head tehnilised lahendused kaasajastada. Aga miks, kui näiteks paljud inimesed tahaksid koos seda on valmis investeerima, miks ei võiks olla, näiteks meie piirkonnas on inimesed valmis investeerima mingisuguse raha, tehaks mingisuguse kaugkütte. Aga lähme selle juurde. Rakveres on väga hea pood, Toru Jüri, kust te võite saada väga hea ja igasugused lahendused saavad seal. Siis ma räägin just selles suhtes, et terviserajad tõepoolest kus Rakvere linna piir lõpeb ja hakkab valla piir, need on maha jäetud ja need on pimedad. Ja ma olen Piira ristis, te teate kõik, et seal on lamp olemas, seal on pirn olemas, aga see pirn ei põle juba 20 aastat. Täpselt siis, kui lõppes Vene aeg, nii see pirn enam ei põle. Ma olen küll linnavalitsusele pannud, küll olen mitmesse kohta küsinud ja ei saa pirni põlema. Et kui selle pirni saab põlema, siis on Lilleoru poe ja terviseradade vaheline võrgustik vähemalt üks asi olemas. Selle ma luban ise oma jõududega põlema. Aga anname korraks nendest küsimustest sõna ka koalitsioonile. Bussiliikluses on selline, et meil on ka kindlasti eraettevõtjad, kellede bussid liiguvad väga paljudes kohtadesse ja seal on vaja koostööd teha ja eraettevõtjad, krossikaubad kindlasti saavad ka oma bussi paluda ja me saaks seda kasutada ühistel eesmärkidel. Need samad kaks põhilist küsimusasetust, kes teist räägib? Kas me peame kõik võib-olla rääkima siin? Ärge rääkige kõik, palun üks. Et bussiliiklus nagu vastavalt seadusandlusele on selgelt maavalitsuse vastutus. Ja maavalitsus peab tagama linna läbivate bussiliimide liiklemise. Ja ma väga loodan, et uus maavanem teeb selles osas jätkuvalt jõupingutusi, et tõesti see bussiliiklus oleks nagu mõistlik. Sest täna on nagu üldise eelarve vähendamise kärpe raames vähendatud oluliselt rahasid ka bussiliiklusele. Rakvere linna tunnustuseks peab ütlema seda, et linn on siin tulnud maavalitsusele vastu, mitte ei käi kemplemast, linn on aidanud riiki, et inimesed saaksid tihedamalt liikudes, muidu oleks see bussiliiklus veel harvem. Aga ma väga arvan, et meie uus maavanem võtab selle oma üheks prioriteediks ja seab liikluse linna ja lähivaldade vahel hästi operatiivselt toimima. Valimisliidule annaks sõna veel. Ma ütleks nii palju, et jälle tsiteerides seadust, siis kohaliku omavalitsuse korralduse seadus paragrahv 6 lõige 1 ütleb, et ühistransport on linnavalitsuse ülesanne. Linnasisene, aga meil ei ole linnasisest transporti, meil on maavaldade vaheline transport, nii et selles mõttes on Rakvere üks väiksema territooriumiga omavalitsus, mis seabki meie bussiliikluse väga keerulisse olukorda. Selleks, et minna Tõrmu-Surna ja sa pead valda sõitma. See oleks täiesti arusaamatu, kui linn jätaks bussi piiril seisma, ütleks inimesed minge nüüd maha ja mingi jala oma omaks lauale. Nii et selles mõttes on ikkagi selgelt täna maavalitsuse kohustus. Põhimõtteliselt ma olen prouaga täiesti nõus, et bussiliiklus on Rakvere linnas täielik probleem selles mõttes, eks ole, et kui siin on ikkagi 30-40 aastat sõitsid bussid, eks ole, kogu aeg ühe rütmi järgi. Kõik teadsid, et number 1 tuli sealt pooltunni, sealt läks täistunni, number 2 samamoodi, eks ole, number 5, number 3 on nüüd vahepeal kui ringi tehtud, et nüüd ta sõidab nagu topeltringe ja vahepeal käis isegi 4. Siis nüüd viimased 7-8 aastat on toimunud ainult vähenemine. Ja
siin näeb, mõlemal mehel on omamoodi jutusõigus, eks ole. Loomulikult seaduse järgi on selline klausel paigas, eks ole, et kui on seda liiki liinid nagu Rakveres, mis algavad Piiral, mis on Viini valda, sõidavad Sõmerule või Põhjakeskus, mis on teised naabervallad, jah, seaduse järgi lähevad nad tõesti maakonnaliinideks ja korraldab neid hankeid maavalitsus. Õige. Aga siin on üks teine probleem veel, et loomulikult, see on see, mida Uudo viitab, et linn võib ju sekkuda sellesse protsessi ja aktiivselt sekkuda, panustades aktiivselt, ega bussid ei sõida iseenesest, see tuleb kinni maksta. Ja see on küll selgelt poliitiline valik ja me oleme isegi selle arutuse teinud. Rakvere linnale maksab sellisel, no ütleme, ütleks nii kellaajad niimoodi 7-8 või 7-9 bussiliikluse taastamine selle kujul, mille ma viitasin, eks ole, mis siin 30 aastat, 20 aastat on toiminud. Maksaks circa suurusjärgus 5-6 miljonit krooni eelarvest. Ja see on selgelt poliitiline otsustus, et noh, valikud on nagu ikka, nagu me siin oleme mõnda teemat puudutanud, eks ole. Loomulikult võib Rakvere valitud volikogu ja valitsus teha ka otsustuse, et panustada hoopis selles valdkonnas ja panna selle bussiliikluse korraldamisele rohkem rahasid jättes võib-olla muu asja pealt siis seda vähemaks, eks ole. Nii et noh, see on niisugune otsustamise võimalus loomulikult ja see on ka selgelt probleem on olemas. Aga te olete teadvustanud selle probleemi? Aga tänases situatsioonis on Rakvere linnavalitsus ja käitunud eelkõige siiski sellelt mallist lähtuvalt, et mitte üritada teha riigi eest ära seda tööd, vaid üritada siiski panustada sellele, et rohkem riigi raha saada Lääne-Viru ühistranspordi korraldamise kaudu ka Rakvere linnaliikluse korraldamise. Aga ma saan ka maavanemast aru, ka temal on rasked valikud, sest ega siis ainult Rakvere linnaliine ei ole kinni pandud, eks ole, te loete ju iga aasta pannakse kinni siin meil 10-15 maakonnaliini väljumist samamoodi, eks ole, need valikud on suht karmid. Me räägime täna Rakverest, me isegi ei räägi nendest karmimatest maakondlikest valikutest, aga ma siiski praegu lõpetaksin selle teema siia. Te olete selle sotsidele küsimuseks. Ma ütleks ühe kiidusõna, et Rakvere linna kodulehel on bussisõidugraafikud ja ajad, aga Lääne-Virumaa kodulehel ma ei leia. Maavalitsus. Seal on viide Rakvere linnavalitsuse lehel. Jah, no mis on nende tegemistesse. Aga nüüd, meil on veel hästi palju inimesi, et kuidas võib olla, kas teil on küsimusi, millega te tahaksite ärgitada neid inimesi, kes teie ees istuvad, kuidagi viisi teie kasuks töötama? Jah, palun. Minul on küsimus härra Jaadlale praegusele linna peale, et siin on nagu, ma ei tea, võib-olla Rakvere inimesed kõik ei tea, aga noh, siin on kuulda olnud, et ja see puudutab ilmselt ka tulevast linnapead, et kui ta linnapeaks saab valitud, et tal on isikliku eluga nagu asjad korrast ära. Et siin on olnud kuulda, et küll ta siin külastab lõbumajasid, siis jooksis naine tal minema. No mul on väike isiklik asi ka siin, et väidetavalt minu endise abikaasaga oli tal suhe sel ajal, kui ta oma abikaasaga koos elas. Et mul on nagu Rakvere kodanikuna selline küsimus, et kuidas teil praegu on isiklik elu, et kas teil on keegi elukaaslane, kas te olete üksinda, kus te üldse elate, kuulda on olnud, et üldse elate Tallinnas, eks, et selgitage. Et Rakvere inimesi ei huvita see, okei. Kas te lubate... Las härra linnapea vastab või räägib sellele küsimusele. Te lubate mulle moderaatorina seda küsimust käsitleda ilmselt kohaliku omavalitsuse poliitilisse mastaabi suunduva dialoogi ja tetraloogi ja laienenud dialoogi juures ei käsitleta tavaliselt Euroopa kultuuris inimeste isiklikku elu. Jaa, aga ma siin veel täpsustaks nii palju, et väga oluline on see, jah, et väga oluline on see, et milline küsime asju, mida te saate pärast küsida eraldi. Ja võib-olla ma siiski vastaks, et kuna tundub, et ka küsija nagu isiklik elu on väärastunud, siis ma võin nagu väita, et ma ei ole maganud Ingrid Täismaa. Aga lõbumajas käinud, kas olete? Võimalik, et ma olen ebaõnnestunud moderaator, kuid ma paluksin siiski lähtuda klassikalisest õhtumaise koosoleku kultuuri printsiibist. Sõna ei võeta, sõna antakse.